Selleks, et kodulehte teha, on sul vaja ka logo, sest logo on siis, sisaldab nii-öelda sinu brändi üks olulisemaid elemente, mis dikteerib, milliseid värve sa hakkad oma veebilehel kasutama, mis on see põhivärv, mis on need aksentvärvid ja millist fonti sa hakkad oma kodulehel kasutama. Ja logo siis on see, mis on selle asja nii-öelda kese, millest lähtub siis sinu kodulehe font ja sinu kodulehe värvid. Kui sul veel logo ei ole, siis mul on sulle hea uudis, sest et nii nagu kodulehe tegemine, ise tegemine on muutunud võimalikuks ka inimestele, kes võib-olla ei ole on tehnikavõhikud ja nii edasi, samamoodi ka logo tegemine on tegelikult, selles ei ole midagi keerulist. Ja ma tutvustan sulle ühte programmi, mida mina igapäevaselt kasutan ja see on Canva. Ma olen loonud siia tasuta konto, mul endal on tasuline konto, maksan 12 eurot kuskil kuus ja see on igati seda väärt, aga ma näitan sulle alguses, et ka tasuta versiooniga saad sa siin juba päris palju asju ära teha. Ja miks just Canva? Et Canva ei ole ainult see koht, kus sa saad selle logo valmis teha, vaid Canva on see koht, kus sa tegelikult saad luua erinevaid sotsiaalmeedia malle endale valmis ja neid korduv kasutada, et see teeb sinu töö nagu väga palju lihtsamaks. Ja kui sa oled ka kodulehte ehitamas, siis ikka tuleb ette, et sul on vaja lisada mingisuguseid kujundusi sinna kuskile avalehele juurde ja nii edasi. Ja siin on väga hea viis ja võimalus neid kujundusi teha. Võib-olla esimene asi, mis ma siin näitan, siis Canva puhul on hea, et sa saad määrata täpselt, millise suurusega faili sa tahad. Kui sul on koduleht ja sa oled valmis kujunduse sinna peale laadinud ja oletame, et sellel valmis kujundusel on näiteks ümmargune pilt ja sul on endal ka foto, aga see ei ole veel ümmargune, siis näiteks Canvaga saad sa seda väga ilusasti ümmarguseks teha. Ja sa saad valida siin täpselt õiged mõõdud, sa saad luua siin neid ka veebiformaate, ma klikkasin praegu siin lahti selle ühe mõõdu, aga ma selle peale tegelikult ei tahtnud. Aga ka mis siin veel on hea, on see, et näiteks kui sul on siis sotsiaalmeedia postitused, siis kui varem võib-olla pidi hakkama otsima, et mis on need pikslid, et see kaanepilt näiteks Facebookil jääks ilus või ürituse pilt jääks ilus või postitusel jääks ilus. Ja samamoodi, kui sa teed näiteks Facebookis reklaame, seal on story formaat, mis on siis selline vertikaalne ja nii edasi, et mis on need täpsed mõõdud, aga õnneks Canva on nii tark, et ta teab sulle öelda täpselt, mis pikslid ja soovitab sulle täpselt seda õiget mõõtu, et kui sa siia klikkad, siis ta tööb sulle täpselt selle õige formaadi lahti. Aga lähme siis logo juurde, see oli niisugune pisike sissejuhatus igapäeva praktikast, kuidas mina Canvat kasutan ja selleks, et nüüd logot teha, ei pea sa tegema seda täiesti nullist. Sa võid seda teha, kui sul on kujundaja silm, siis igal juhul on väga mõnus võtta see tühi template ja hakata sinna siis visualiseerima seda logo sellisena, nagu sa oma peas võib-olla oled ette kujutanud, võib-olla oled paberi peale joonistanud. Aga kui sul ei ole ideid, siis esiteks siin on väga palju ägedaid valmis versioone, mida sa saad siis kohandada iseendale sobivaks. Nii et kui sa alustad jällegi täiesti nullist, võid võtta siit lihtsalt endale meelepärase, sa võid võtta ka panna siin mingi kategooria endale paika, et sorteerida välja juba sellised sinu valdkonnale sobilikud logod. Kui me räägime logost, siis sa näed, et logo on hea, kui ta on selline ruudukujuline, aga samas, et ta sisaldab mingeid elemente, mida sa saad kasutada ka nagu lihtsalt kas ikoonidena või kuskil mujal, et sul oleks rohkem sellist mänguruumi, kui sa hakkad edaspidi oma kodulehte ja oma turundust tegema. Et näiteks võtame selle logo, et siin on olemas element ja siin on olemas ka siis selle ettevõtte nimi ja ettevõtte võib-olla mingi siis nagu selgitus, et kui on brändi nimi, siis millega see bränd tegeleb. Jällegi siuke hea näide, et mida alustavatel ettevõtjatel kindlasti soovitaks kasutada, et sa lisad ka alla selgituseks, et kui sul on brändi nimi, mis kellegile midagi ei ütle, et sa lisaksid alla ka selgituseks, millega siis tegu on. Suured ettevõtted nagu Nike ja nii edasi saavad endal lubada seda, et nad panevad lihtsalt oma elemendi ja kõik saavad aru, millega tegu on, aga kui sa oled alustamas ja sa ei ole veel nii tuntud, siis on hea tegelikult kasutada sellist selgitust. Ja kõik need elemendid on sellised, mida sa saad lahti võtta. Sa saad näiteks kasutada seda konkreetselt mängupuldi ikooni Favikonis, aga Favikonist ma kohe räägin ka, mis on siis ka kodulehe üks sellise oluline element. Ja üks asi veel võib-olla, et kui sa logo oled tegemas, et kui sa, näiteks võtame kas või selle logo siin all, on tegelikult suht loetamatu, mis siin all on kirjutatud. Et jällegi, kui sa tahad, et inimesed ikkagi saaksid aru, millega sa tegeled ja see on alguses väga oluline, siis on soovitav pigem nagu olla kontrastsem, suurema fondiga ja nii edasi, et oleks lihtne lugeda, sest kui see logo läheb ülesse
kodulehe päisesse, siis ta muutub veel väiksemaks ja vaata, et siis see kribukiri poleks loetamatu. Samamoodi sellised fondid, mis on nagu käekirjafondid, ka need on tegelikult suht loetamatud, aga see on niisugune lihtsalt kõrvalepõige. Kokkuvõttes, kui sa ehitad pikemas plaanis oma brändi, siis loomulikult need asjad võib-olla ei muutu nii oluliseks, aga hea on, kui see logo on lihtne, selge ja on ka väikeses formaadis nagu arusaadav. Aga ma võtan siit siis ühe näidise. Ma ei ole eelnevalt midagi välja valinud, nii et ma praegu lähen täiesti sellise emotsiooni peale välja, mis mulle endale meeldiks kohe kasutama hakata. Ja võtame näiteks siin ja näitan lihtsalt, mida siin selle logoga nagu teha saab. Et mul hüppas see pilt siit eest ära, aga võtame näiteks selle logo siin. See on siis tervise valdkonnast. Siin on erinevad versioonid juba näha, mida sa võid ka siis nagu kasutama põhimõtteliselt hakata, aga loomulikult siis üsna tõenäoline, et sa soovid seda logo kohandama hakata. Ja kui sa klikkad kohanda peale, siis ta avanebki sul sellisel töölaual, mis on minu meelest väga intuitiivne, väga mugav ja väga kiire äraõppimiseks. Siin on võimalik siis klikata erinevate elementide peale, see on tekstikast ja see on siis element, mis siin on. Siin on võimalus valida värve, näiteks lähen siia värvide peale. Sul on võimalus ka luua oma, oletame, et kui sul on olemas juba värvid, võib-olla sa oled välja valinud kujunduspõhja endale kodulehele, on ka need värvid olemas, siis sa saad lisada tegelikult oma kaubamärgi või oma brändi värvid siia, nii et edaspidi sa ei pea hakkama siia seda värvikoodi panema, vaid sa saad kiiresti klikata õigetesse kohtadesse, kui sa oled oma sotsiaalmeedia postitusi tegemas. Aga vahetame näiteks siin sellel logol natukene neid värve, mängime sellega natukene, võtame siit sellised värvid. Nüüd, kui see element mul muutus, siis loomulikult ma tahan ka seda teksti värvi muuta. Ja ta annab mulle siis ette, mis on juba need olemasolevad värvid, mida ma olen kasutanud. Jällegi hästi mugav viis nagu edasi arendada seda logo ja klikka näiteks lilla peale. Mul on võimalik valida ka värvidega taustara, klikates siis terve selle suure pildi peale ja pannes siia näiteks halli tausta. Kui ma olen sellega rahul, siis mulle see logo juba sobibki. Nüüd rääkides favikonidest, et ma võtan ette siit näiteks delfi.ee, siis favikon on nüüd see, mis on siin akendel nähtav ikoon, mille järgi tavalised inimesed siis töötavad oma arvutis niimoodi, et neil on mitu erinevat akent lahti ja selleks, et nad leiaksid siis selle õige akna, et näiteks kui ma olen siin parasjagu Canvas, et ma siis näeksin seda, mis on see, kus ma siis olen nagu liikunud, siis see ongi see favikon. Canva favikon on selline ümmargune, Delfil on selline ümmargune, aga T on sees ja näiteks siit logost on hästi hea võtta nüüd see konkreetne favikon. Ja selleks ma siis peaksin minema mallide juurde, looma jälle endale uue malli. Favikoni suuruseks on hea näiteks panna võib-olla 200 pikslit, mitte siia tähendab, vaid ma peaksin vajutama siia custom size. Võib-olla panen isegi vähem, paneme 150, võib-olla natukene alguses suurem, sest sa saad neid kohandada ka oma kodulehel. Ja kopeerin siit selle elemendi, lisan selle siia ja paneme ta siia keskele. Canva jälle üks järjekordne hea viis on see, et ta annab sulle ette jooned, mis siis märgivad ära, et kas nüüd sai see asi keskele või mitte. Ja prindin selle siis või üldse laen selle alla ja laen alla siis PNG formaat, see tähendab siis, et ta on läbipaistva taustaga, aga kui sa oled ka siin selle PNG formaadi valinud, siis siit tuleks ka teha tegelikult see linnuk ette ja nüüd ma näengi, et ilma Prota ei ole võimalik siia läbipaistvat taust panna. PNG on siis see, mis ei kaota kvaliteeti, mis on natukene kvaliteetsem kui JPG. Muidugi üldiselt on hea oma logo lasta üldsegi SVG failina välja, see tähendab seda, et kui inimesed vaatavad sinu kodulehte siis erinevatest seadmetest, mobiilist, võib-olla suuremast arvutist, suurema ekraaniga, väiksemast arvutist, et siis see on selline skaleeruv, et ta disain ei lähe kuidagi häguseks või ei muutu selliseks koledaks, et tegelikult SVG on üldsegi see õige formaat, mida ma logo puhul võiks kodulehel kasutada, aga jällegi siin on näha, et see on Pro taga kinni, nii et võib-olla tasub sul kaaluda siis selle Pro ostmist ja kindlasti on siin olemas tõenäoliselt ka prooviperiood, ma vaatan kohe, mis siin on. Proovige kõike 30 päeva tasuta, nii et tegelikult sa võid võtta endale kuu aega, teha kõik oma põhiasjad valmis ja
siis ongi sul asjad tehtud, kui sa tunned ja tead, et sa ei hakka seda igapäevaselt kasutama. Aga nii palju siis sellest logo tegemisest ja kui sul pole logo, pole veel sellist identiteeti, brändi identiteeti, siis on hea alustada sellest, et sa saaksid oma kodulehega mõnusalt jätkata.